siin on hästi palju kõrgel tasemel programmeerijaid, kes on mänguarenduses hädas mingis ettevõttes. Nende programmeerimise tase on väga-väga kõrge. Nad suudavad portida ükskõik mida, ükskõik kuhu, ükskõik mis keeles. Ja see ei ole üldse probleem programmeerimise oskusel. Aga lihtsalt nad ei vii neid projekte lõpuni, nad päriselt ei tee seda valmis. Et kui seda on nagu edu mänguarenduses, siis tee päris mäng valmis, pane päriselt turule. Ja siis tee päris teenus valmis, pane päriselt turule. Ja asjad hakkavad juhtuma, kui sa reaalselt usud sellesse. Nende viga on see, et nad on mingi ekspertine selles tarkvaraarenduses või nad usuvad, et programmeerimisel. Nad ei usu, et päriselt panna valmis mäng turule või panna valmis koolitus turule. Aga inimesed tahavad seda ja on kuulda sellist kahtlevat arutlustest tõesti palju. Et kui ma nüüd selles keeles teeksin veel 7 aastat mingi võib-olla. Aga inimestele ei meeldi, nad ootavad, et neil oleks see mäng, mida nad saaksid osta või see teenus, mida nad saaksid kasutada. Et sa pead nagu uskuma selles mänguarendusse endasse. Ükskõik kui hea programmeerija, ma arvan, et sa oled, kui sa ei pane päris mängu turule, inimesed ei saa seda lihtsalt mängida. Teenused on samamoodi, et lapsed ootavad, et keegi õpetaks neid, kuidas neid arvutimänge teha. Aga kui me ainult arutleme sellest ja keegi reaalselt ei tee seda, see klient on õnnetu, et ta ei ole saanud enne seda kätte seda. Ja keegi peab reaalselt tegema mänguarenduses need tegevusi, et ei piisa programmeerimise üle arutlemisest. Et see on, ma arvan, see miks kõrgel tasemel programmeerijatel ei ole edu mänguarenduses. Ja nad lihtsalt ei ole pannud valmis mängu turule. Et tee seda.